Tere! Mina olen Jakob, olen kitarriõpetaja. Täna räägin sulle sellest, kuidas vahetada ukulele keeli. Sellest juba hetke pärast, aga enne lisa Kitarrikodu kanalile tellimus. Siis saad alati uut infot, kui on mõni video välja tulnud. Head vaatamist. Millal peaks ukulelel keeli vahetama? Väga hea küsimus. Nagu kitarrilgi võiks umbes kord aastas neid vahetada. Kuidas aru saada, et peaks üldse keeli vahetama? Tavaliselt on see, et kõla läheb tuhmiks ja ta ei häälestu enam hästi. Pill ei häälestu hästi, et keeled on välja veninud. See annab tavaliselt märku sellest, et on vaja keeli vahetada. Mõnikord läheb ukulele keel katki. Kui üks keel on katki, siis on hea mõte juba kõik keeled ära vahetada. Kuidas ukulele keeli vahetada? Umbes samamoodi nagu kitarrikeeligi. Kasutan seda toredat sõpra Vanta. Ilma selleta saab ka, sellega saab kiiremini. Ehk siis esimesena keeran lihtsalt kõik keeled lõdvaks, et oleks lihtsam lahti võtta. Kui oled keeranud keeled lõdvaks, siis on hea lihtne siit alt lihtsalt ära lõigata. Kui sa tõesti lõigata ei taha, siis lõdvaks keeratud keeli saab siit lahti harutada. Kasutad näiteks pintsette või midagi sellist. Praegu võtan siit tulevalt lahti. Siit on hea pintsettidega natuke kaasa aidata. Ja ongi see keel käes. Kui ülevalt on juba lahti, siis on alt ka lihtne lahti teha. Kui sinu ukulelel see osa, alumine roop või ülemine roop või mõlemad on lahtised, logisevad siin sees, siis jäta meelde, kumba pidi ta oli. Tõsta näiteks laua peale, enda ette, täpselt nii pidi, nagu sa nad pärast tagasi paned, siis on hea meeles pidada. Kuidas aru saada, mis keel kuhu läheb, seda saab vaadata selle järgi, kui paksud nad on. Kitarril on kõige paksem keel 6. keel, aga ukulelel on kõige paksem keel 3. keel. Ja 4. keel on umbes sama nagu esimene keel, pisut on paksem. Ja siit vaatangi, näiteks hakkangi kõige õhemast peale, kõige pisemast. Ja hakkan neid peale panema, veel kontrollin üle, jah, see on kõige peenem. Ja panen külge. Kasulik nipp, et ukulelet kaitsta, kitarriga võid samamoodi teha, on see, et võtad kleepepaberit, märkmepaberit ja kleebid siia ette. Siit läheb keel sisse ja siis ta ei vigasta seda pillipinda. Siit poolt sisse, tagant ümbert. Siis lähen siit veel alt, mitte pealt. Teen ühe ringi, kui õnnestub teed 2. Ja siis tuleb teiselt poolt alt välja tulla praegu. See on teine ring ja veel siit poolt ka siia taha. Ja oluline on, et jääks jõnksust siia allapoole. Jõnksust siia allapoole see ülemineku koht. Nüüd tõmban kinni ja panen teise otsa ka. See teine ots ukulele keelte vahetamisel on kitarrist natuke teistmoodi. Nüüd ei ole see, et pistad ülevalt või alt, vaid hoopis kõrvalt. Ja kindluse mõttes võib näiteks teha kas mingisuguse sõlme või siis lihtsalt teed juba väikse tiirukese nii pidi ja tõmbata paika. Tekib selline sõlm ja siis see jääb siis hoidma, kui keel siia peale keerata. Nüüd on tähtis see, et hakkaks õiget pidi keerama. Ja ukulelel esimene keel nii pidi, teine keel ka nii pidi. 3. ja 4. käivad siis teistpidi, et ta jääks ilus.
ja kui sul vänta ei ole, siis hakkad siit lihtsalt keerama ja keerad, kuni see kogu keel on siia peale keritud. Mina kasutan praegu vänta, et läheks töö kiiremini. Ja nüüd on keel peale saanud. Kui sul on lahtised roobid, nüüd on hea hetk panna roobid tagasi. Alguses panna pill samapidi nagu alguses oli, siis pistad roobid vahele ja siis sätid õigeks. Ja paar keelda keeled peale ja siis paned kõik teised keeled ka. Ja siis hakkad häälestama. Nüüd kolmas keel läheb siis teistpidi. Nüüd on ukulelel uued keeled peal. Hästi ei kõla. Nüüd on aeg panna häälde. Häälestamiseks on hea kasutada näiteks häälestajat. Sätita seadete alt ukulele peale. Tavaliselt on seal selline U-täht all, mille peale peab panema. Kui seal on tavaliselt kromaatiline kitarr, basskitarr, viiul ja ukulele. U-tähe peale siis. Paned omal pilli külge ja hakkad häälestama. Ja kuna praegu on kõik väga häälestara, siis jälgimisnumber siin kõrval on. Ehk siis praegu ma tõmban esimest keelt. Töötab, et see on kolmas keel. Ehk siis keeran nii kaua, kuni see muutub number 9 keel ja siis häälesta ära. Ja nagu uutele keeltele kohane, siis läheb kohe häälest ära. Ehk siis häälestad paika ära ja siis saad sellist pisikest nagu venitust teha. Võtad keele, õnnad, kui julged. Ta jääb kiiremini hääda lihtsalt. Iga keelega võid seda teha. Siis ta venib lihtsalt kiiremini ära. Ja siis jälle häälestad. Nii, teine keel. Jälle esimest vahepeal üle. Ja meeles ukulele siis teisel pool peab teistpidi pöörama. Häälestada siis jälgi, et ta näitaks õiget keelenumbrit. Et sa ei paneks, võssa häält. Juba hakkab tulema. Ja nagu näha, siis esimene ja neljas keel ukulele puhul häälestuvad kõige aeglasemalt paika, sest nad on kõige peenemad, kõige kõrgemad, kõige rohkem peab pöörama neid. Ühe korra häälesta paika ära. Venita ja siis las see pill olla võib-olla tunnike. Häälesta uuesti, mängi mõni akord, tõenäoliselt enam ei kõla, häälesta veel ja kui igapäevaselt mängida, siis umbes nädalaga on juba pill nii hästi, et ta püsib päris hästi hääles. Tänan vaatamast, loodan, et saad oma ukulele keeled vahetatud ja näeme järgmises videos.